ta on üllatavalt vapralt vastu pidanud, tal on probleeme esmanes seinte alaosas. Ta on mäekülje peal, et üks külg on mäekülje sees, mis tähendab 2 rida sealt on põhimõtteliselt läinud, pluss sipelgad. Ja siis otsasein ja tagasein on üsna viisakad ja siis on merepoolne külg, mis on huvitav kombinatsioon, et alumine palk on üks väike kahjustus, mida saab proteesida, siis on 3., 4., 5. palk, millel on üüratu selline pindmine kahjustus ja see võib olla äkki seotud mere ääres siin nagu liiguvad, saadab veed täiesti horisontaali ja siis lõuavad palgini ja siis aitavad seenkahjustustele kaasa. Ja kuule, siin tulid ajaloolised kirjad välja. Pobeda 1945 Voda. Ja 1950 on siis keegi selle jäädvustanud, 5 aastat võidust. Oleks võinud selle Pobeda meile ka peale kirjutada, siis oleks ikka alles. Oleks tõraga kaitsnud. 100 aastat vabariik. Siin objektile rääkisime natuke tööriistadest, veidikene ohutusest, et kõik jääksid terveks siin nende mõne päevaga. Põhiline sõnum on see, et kui on teraristad mängus, siis suunata kõik teravad esemed endast eemale ja eesmärgiga, et seal eemal ei ole ka kedagi teist. Sisuliselt testisin, et kas saag läheb palgist läbi või jääb kuskil pidama ka. Ja oli väga erinevaid kohti, aga üldmulje on see, et me saame teda nagu palgina jälle tööle. Et sisuliselt me liidame 2 poolikut ja saame nagu enam-vähem kandva olukorra. Et me saimegi koorida ja tahuda ja siis oli koolitatav Andrus, kes pani põhimõtteliselt kõik koolitajad kirjutasid üles, mis nende palkide diameetrid mõõdud on ja Andrus tegi nimekirja palkidest ja vaatas üle hoonel need paar palki, mis me teeme kindlasti ära vahetama. Ta võttis nende mõõdud ja siis me võrdlesime selle Andruse antud mõõte meie palkidega ja valisime välja need palgid, mida me asendusel kasutame. Asendusmaterjal on üüratult palju suurem kui vaja, nii et meil jääb üsna palju energiat selle palgi väiksemaks tegemiseks. Mulle meeldivad kõige rohkem koolitused ja praktikad, kus elektritööriistu üldse ei kasuta, sest et see on iseenesest väga meeldiv, saad rahulikult keskenduda. Antud juhul ma panen ketsa aeg-ajalt käima, kui on tarvis mingit etappi kiiremini edasi viia. Et näiteks seesama palkide servamine, me teeme ühe näitena lihtsalt nagu tahumist, aga et koolitus ei muutuks lihtsalt koorimise ja tahumise koolituseks, siis me teeme selle nagu ketsa aega kiiremini ära. Nad näevad seda tööprotsessi ja teavad, mis kvaliteeti nõuda. Et kui sa oled korraks selle nagu protsessi ise läbi teinud ja näinud, mille poolele püüelda, et tapid oleksid täpsed, et sein saaks tihe, et milline see lõppviimistlus peaks nagu sellel hoonel olema. Et see teadmiste hulk on üsna suur. Kui me selle jama saame sealt ära, siis me suudame enam-vähem töötava tarindi kokku panna. Me nii palju teeme sohki, et me peame tuppa mõned postid juurde, et sisuliselt muudame rõhtpalk tarindi osaliselt sõrestikuks. Et, see aitab nagu fikseerida seda olukordast, et nagu välisnurgad on paiguti ka kahjustada saanud. Ja praegu tundub niimoodi, et me paneme talle sellise nagu kaane peale, et need 3 palki põhimõtteliselt puhastame pooldevinne ära ja siis paneme talle sellised proteesid peale. Et see kahjustunud osa saab ära ja see teine pool, mis on nagu toa poole, mis on terve, et see jääb alles. Ja siis paneme talle need nagu plaadid peale. Et välja näeb nagu oleks uued palgid, aga toa pool on samas vana.